Agenda Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava on projekt, mis toimub 2013. aastast ja kus osaleb enamik Euroopa riike. Projekti eesmärgiks on suurendada täiskasvanute võimalusi elukestvas õppes osalemiseks. Lõpusirgel on praegu projekti 7. etapp aastat 2024 ja 2025. Ja sel perioodil on olnud meie sihtrühmadeks kohalike omavalitsuste töötajad, volikogude esindajad, tööandjad, aga mõistagi täiskasvanud õppijad. Ja tegevus on olnud järgmine. Kõigepealt kohalike omavalitsuste roll oma elanike elukestva õppe toetamisel. Teiseks rohe- ja digioskuste seminarid täiskasvanud õppijatele. Kolmandaks tööandja roll õppimisega seonduvalt. Meil oli ETV-s saade Õpe ei lõppe. Ja ükski projekt ei toimu ilma rahvusvahelise koostööta. Meie valisime oma Viru-Nigula vallavalitsusega teemaks õppimine koha peal koostöös ettevõtjatega. Ja peab kohe algul ütlema seda, et ega see projekt väga libedalt meil ei läinud. Me võtsime ühendust kohalike ettevõtetega, nende juhtidega ja kuna Viru-Nigula vallas on praeguselt ka on põhiharidusega inimeste osakaal suhteliselt suur, siis see teema püstitus saigi sellest tulenevalt meil valitud. Ja kohtusime ettevõtjatega, leppisime kokku, et ettevõtted kaardistavad oma töötajaid ja leiavad siis, juhul kui neil on põhiharidusega inimesi, leiavad need inimesed, kes on nõus siis tasemeõppes järgmisel õppimisharidustasemel jätkama. Keila kooli täiskasvanute kool on loodud selleks, et muuta täiskasvanute haridus paindlikuks ja nähtavaks. Miks see oluline on? Paljud täiskasvanud vajavad õpikeskkonda, et ühendada oma töö ja pereelu. Seetõttu pakkusime välja lahenduse, et ühendada hübriidõppe ja veebiõppe võimalused. Tulemused. Õppijate arv kahekordistus, rahulolu kasvas ning paindlikkus ja iseseisev võimalus said kõrgelt hinnatud. Peipsiääre Vahva Rahvakool sai alguse täiskasvanu hariduse arenguprogrammi täiskäik raames. Arenguprogrammis püüdsime oma meeskonnaga leida parimaid viise eakate inimeste toetamiseks ning kaasamiseks ja nii sündiski Rahvakool. Vahva Rahvakool on mõeldud valla elanikele vanuses 60+, pakkudes kord kuus toimuvaid loenguid, arutelusid ning töötubasid. Peipsiääre Vahva Rahvakool alustas regulaarsete loengusarjadega jaanuarist 2025. Eakad inimesed tulid kohe aktiivselt kaasa lööma, olid positiivselt meelestatud ning toetasid ka meie meeskonda. Eestis väheneb sündivus ja paratamatult toob see kaasa tööea pikenemise. Iga inimene loeb, iga oskus loeb. Elukestev õpe ei ole mitte tülikas lisakohustus, vaid see on võimalus hoida oma inimesed aktiivsetena. Töös ja kogukonnas kaasas. Kohalikud omavalitsused on Eestis vähekasutatud potentsiaal. Omavalitsus, see on ju kogukond. Ja kogukond saab kõige paremini kaasa aidata elukestva õppe toimumisele. Agenda projekt näitas väga selgelt. Kui omavalitsus teab oma elanike profiili, julgeb nügida ja teeb õppimise lihtsaks, siis on vallas või linnas õnnelikumad ja paremini hakkama saavad inimesed. Mitmed kohalikud omavalitsused juba mõtlevad ja teevad. Kaardistavad oma elanike vajadusi,
omavalitsuse võimalusi, testivad lahendusi, võtavad partneriks tööandjaid. See on kõige lihtsam algus ja astume siit edasi. Mõõdame mitte ainult, kes osales, vaid seda, kes ja kuidas kasutas õpitut ära. Jõuame statistikaühikust päris õnnelike ja oskustega inimesteni. Teeme ära. Õppimine on omavalitsuse võimalus ja konkurentsieelis ja meie inimeste tulevik. Kõigepealt otsisime välja Lääne-Virumaa ettevõtted, teadvustasime neid ja selle piloodi eesmärk oli tegelikult siis kohtumised kohtadel sellist seminaride raames ja ettevõtjad on pigem sellisest töötajate arendamisest huvitatud, aga täiendõppe vormis ja kui meil need 3 seminari läbi said, siis kõigi ettevõtjate ühine arvamus oli see, et me võiksime seda koostööd jätkata. – 2016. aastal alustasime 3-4 ehk olime abikaasa ja mina ja 2 töötajat ja see oli meie algus. Kui me alustasime siin Lõiusel tootmist, siis ainult üks mees oli teinud midagi kunagi sarnast. Ehk kõik need mehed, keda me oleme siia tööle võtnud ja me oleme alustanud väljaõppega, on selle väljaõppe saanud siin koha peal. Täiskasvanuhariduse teemaline telesari Õppe ei lõppe oli ETV ekraanil 2025. aasta aprillis ja mais ja seekord juba 3. korda. Saatesarjas kohtume erinevate õppijatega ning kuuleme nende inspireerivaid õpilugusid. Lisaks neile räägivad ka inimesed ja organisatsioonid, kes toetavad täiskasvanute haridust. Saates osalejad valitakse välja iga kord produtsendi poolt umbes 100 inimeste hulgas ja vaatajate arv, mis tänaseks on juba kuskil 108 000, näitab, et inimesi innustavad inspireerivad õpilood ja nad peavad lugu elukestvast õppest. Õppe ei lõppe sari julgustab inimesi õppimise teekonda ette võtma. Näiteks need, kellel on jäänud kunagi keskhariduse või kõrghariduse omandamine pooleli, võiks saada saates sarnaste lugude tutvustamise puhul uuesti tõuke koolipinki asuda. Nii-öelda tavaliste inimeste õpilood kõnetavad inimesi ja me näeme, et kõik on võimalik. Haridus avab uksed paremale tulevikule. Vähem oluline ei ole ka see, et tööandjad oma töötajate õpinguid toetavad. Õppida ei ole kunagi hilja. Selle heaks näiteks on Tartu Ülikooli Väärikate ülikool, mis tegutseb täna juba 19 kohas üle Eesti ligi 4000 õppijaga. Mitmed kohalikud omavalitsused on Väärikate ülikooli ideest innustust saanud ja need programmid ka oma koduvallas ellu kutsunud, toetades ka õpitegevusi finantsiliselt. Selleks, et täiskasvanute koolitajad, võrgustiku liikmed ja eestvedajad oleksid pädevad ühiskondlike muutuste tuules, kutsusime 2024. aastal esile roheoskuste seminarid. Roheoskuste seminarid aitasid minu arvates tõsta osalejate teadlikkust, oma seisukohti kujundada ja ka enda jaoks mõelda, mis on roheoskused ja kuidas mina kui koolitaja saan neid ellu rakendada, et olla eeskujuks nii keskkonnasäästliku mõtteviisi kujundamisel kui ka väärtuste kujundamisel. Täiskasvanuhariduses on üheks väljakutseks madala haridustasemega täiskasvanud ja see, kuidas neid tuua tagasi õppima. Seejuures on kindlasti vajalik erinevate osapoolte koostöö. Pidades siin silmas koostööd haridusasutuste, kohalike omavalitsuste, tööandjate ja kohalike kogukondadega. Ja koostööd ei ole ju kunagi piisavalt. Lõppeval agendaperioodil toimusid koostööseminarid nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Teiste Euroopa riikide kolleegidega, kel on sarnased mured. Ja tihedam suhtlus oli Lätiga, Leeduga, Rootsiga ja Poolaga.
mis kasu koostöös saab? Tegevustes osalejad saavad kasu kogemuste ja praktikate vahetamisest, saavad end omavahel võrrelda, saavad ehk õppida teiste vigadest ja seda kõike selleks, et paremini seada oma eesmärke. Ministeerium saab omakorda sisendit edasiste tegevuste kavandamiseks ja poliitika kujundamiseks.